Eesti lasteaedades ja koolides ja erinevates teistes haridusega seotud asutustes tehakse pidevalt pingutusi selleks, et õppimist tähenduslikumaks ja efektiivsemaks muuta. Ükskõik kui suur või väike see pingutus või uuendus ka ei ole, Tallinna Ülikool tahab tunnustada neid pingutusi. Ja see ei ole veel kõik, sellepärast, et komisjonilt kõige rohkem punkte saav haridusuuendus saab ka Tallinna Ülikooli haridusuuenduse auhinna. Ma arvan, et uuendus on kõik see, mis on teinud midagi meie lasteaias, koolis või muus haridusasutuses paremaks. No aga võib-olla mõned mõtlevad, et need uuendused kuskil maailmas kindlasti midagi sellist juba tehakse. Kas me võime ikkagi rääkida uuendustest siis, kui need on kuskil ühes koolis või lasteaias nagu uued neile inimestele, kes seda teevad? Kindlasti saame rääkida sellest, aga sealt läheb mõte juba sellele, et tegelikult on ju oluline ka uurida seda, mida on mujal maailmas tehtud. Et innovatsioon peab olema alati kasulik, eks? Et kuidas seda kasu võiks näidata ka konkursile oma uuendust esitades? Ma arvan, et seda peaks kuidagi saama ka mõõta. Ja seetõttu võib-olla on hea ikkagi alustada sellest, et me kaardistame selle algpositsiooni. Selle olukorra, mida me tahame siis parendada. Et siis hiljem me saaksime ka võrrelda neid algandmeid sellega, mida me siis nüüd oleme selle uuenduse läbi muutnud. Kas midagi on veel vaja silmas pidada selleks, et siin ülikoolis inimesed, kes hakkavad nende projektidega tutvuma, nende algatustega tutvuma, et nad saaksid paremini aru nendest algatustest? Jah, ma arvan, et see, et kogu see protsess saab kenasti kirja, on väga oluline. Ja võib-olla hea oleks ka alustada sellest, et sõnastada ka see probleem. Et miks seda algatust üldse vaja on. Seejärel siis kaardistada see algpositsioon, et hiljem me saaksime siis võrrelda ja siis kindlasti välja tuua need soovitused, mis me oleme leidnud ka teaduskirjandusest ja mida me siis järgime oma uuenduse läbiviimisel. Ja seejärel tuleb see protsessikirjeldus, mis peaks olema üsna detailne ja üksikasjalik, sest võib-olla ka keegi teine tahab mingid sarnaseid uuendusi oma asutuses läbi viia, et seda oleks võimalik ka edaspidi korrata. Meie igatahes siit Tallinna Ülikooli poolt julgustame kõiki mõtlema, kas sinu asutuses on midagi, mida sa tahaksid jagada laiemalt Eestis, aga miks mitte ka maailmas ja märgata nii oma õpetajate ja inimeste tööd, kes asutuses pidevalt toimetavad ja proovivad õppimist paremaks teha.